rääkis väga huvitavaid lugusid ja ta rääkis selle loo, et 2 maja ehitajat olid. No üks on natuke minu moodi, kes ei ole kunagi ehitanud, et ma ju hakkaksin ka maja ehitama, panen tellised maa pinnale ja küll ta kerkib, onju. Ja päris kiiresti saan katus alla välja juba, onju. Aga teine mees võtab kopa rendist või tellib kopa ja hakkab hoopis vastupidi minema allapoole, hakkab nagu maa sisse minema ronima. Narr, maja ehitaksegi ülespoole, mis siin allapoole ronid, onju, mulla sisse. Ta teeb vundamenti, on eestlased teavad, et on olemas vundament. Ja see lugu räägib ka sellest, et meie elu vundament on, et mille peale me rajame, et me peame rajama sellise tugeva aluse peale, et kui tulevad tuuled ja tormid meie ellu, et siis meie nagu ei kõiguks, on ju, või veel hullem ei häviks. Ja kui Jeesus seda lugu rääkis, mis on Piiblis kirjas, siis ma olen kuulnud sellist ütlust, et kui Jeesus rääkis loo 2 maja ehitajast, üks mees ehitas liivale maja ja teine ehitas kaljule. Tulid suured vetevood ja tormid ja siis see maja, mis oli liivale ehitatud, see varises kokku, kuna ei olnud kindlat alust. Ja siis ma olen kuulnud seda, et kes on Iisraelis käinud, et seal enamasti on ka ainult üks kivine maa. Enamasti kivine maa on ja Jeruusalemm on kõik kaljude peale rajatud. Et kui inimene hakkas liivale ehitama, siis ta pidi ekstra minema linnast või sellest kalju pealt kõrbe otsima seda kohta, kus oleks kindlasti liiv. Ehk siis ta pidi olema mitte rumal inimene, vaid veel rumalam, et otsida tõesti väga nõrka pinda. Aga noh, see on ka, ma olen oma ehitust ka tähele pannud tänapäeval, et ma ikka vaatan, kuidas ehitavad on ja kindla aluse peale ja siis ja nii edasi. Aga proovime siis seda laulda. Ja. Sehitas maja, kaljule rajas taha aluse. Mees ehitas maja, võttis ta sügavale liivasse. Mees ehitas maja, kaljule rajas taha aluse. Mees ehitas maja ja siis valmis sai see hoone kaunike. Siis tuli tuuled, tuli veed ja maru talle lähenes. Ei hoolid sellest, siis see mees taevas rahu sees. Siis maru paistas segi veed ja täitis hoone aluse. Ei nihkunud miski maja sees. See maja seisis mees, selle sees elama jäi maja mees. Mees ehitas maja, liivale rajas ta aluse. Mees ehitas maja, ütles ta, milleks maja kaevata. Mees ehitas maja, liivale rajas ta aluse. Mees ehitas maja ja see valmis sai ruttu kaunike. Siis tuli tuuled, tuli veed ja maru talle lähenes. Ei hoolid sellest, siis see mees, mis saab hoonest veel. Siis maru paistas segi veed ja maja kokku parises. Ei jäänud alles siis see mees, aina pajus mees, täitsa sees. See mees oli omadega sees.
sees, sest elab rahu sees. Las varu paiskab segi veed ja täidab hoone alused. Ma austan Jumalat seal sees, sest elab kindluses, Jeesuses, mu tugevus on tema sees.